Eesti kõigi aegade kõige kuulsam kommunist ja riigikukutaja on kindlasti Viktor Kingissepp. Teda on nimetatud lausa Eesti Ernesto Che Guevaraks. Mis oli Viktor Kingissepa elukutse tema enda sõnade järgi? Kui 1922. aastal Eesti Vabariigi võimud Kingissepa kinni võtsid, siis kohtutoimikutesse märgiti Kingissepa elukutseks Eesti Vabariigi kukutaja. Kingissepa hüüdnimedest põranda alusena oli tema nimeks näiteks Vana ja ka Saabas. Kommunistide šifreeritud kirjavahetuses kutsuti teda näiteks aga ka Mustafaks ja ristiisaks. Viktor Kingissepp tuli siia ilma vana kalendri järgi 12. märtsil, uue kalendri järgi aga 24. märtsil 1888. Samal aastal algatas Jakob Hurt rahvaluule suurkogumise, Tallinnas sai alguse trammiliiklus, Londonis leiti sarimõrvar Rappi ja Jacki esimese ohvri laip. Samal aastal sündis näiteks ka meie siseminister ja peaminister Kaarel Eenpalu ja ilmale tuli ka Juhan Laidoneri abikaasa Maria. Kingisseppade suguvõsast on enamik inimesi ikka pärit olnud Saaremaalt, kuid Viktor Kingissepa isapoolne vanaisa, kelle nimi oli Aado Kingissepp, oli Saaremaale tulnud mandrilt. Ta oli 1827. aastal sündinud Suure-Jaani kihelkonnas. Hiljem tema siis siirduski Saaremaale. Kuressaare linn kandis aastatel 1952 kuni 1988 Kingissepa nime ja muide Kuressaare oli nõukogude ajal ainuke linn, mis ümber nimetati. Revolutsionäär Kingissepa vanemad on maetud Kuressaarde Kudjape kalmistule. Siin paikneb tema isa Eduardi rist. Tema isa elas 70-aastaseks ja ema Eliise koguni 87. Ema suri alles aastal 1939. Kuressaare linnapargi kõrval Pargi tänaval ehitas 20. sajandi algul Viktor Kingissepa isa Eduard pansionaadi. Kingisseppade perekond pidas seda pansionaati. Hoovimajas on aga oma lapsepõlve veetnud Viktor ise. Kui Viktor Kingissepa ema oli vägagi usklik inimene, siis Kingissepa isa oli jälle usuleige. Viktorist endast kasvas aga veendunud ateist ja kui 1917. aasta lõpupoole kommunistid muutsid Oleviste kiriku Olevi rahvamajaks, siis Kingissepp on siin ka mitu korda kõnet pidanud. Teadupärast kandis aastakümneid Kuressaare linn Kingissepa nime. On peetud täiesti võimalikuks, et kui 1. detsembri 1924 relvastatud kommunistide ülestõus oleks õnnestunud, siis oleks Tallinna linnale antud Viktor Kingissepa nimi. Nii et siis kaadris nähtav linn olekski kandnud Kingissepa nime. Viktor Kingissepp on selles mõttes arukordne eestlane, et ta on ainus eestlane, kelle nime kannab mõni linn maailmas. Juba 17. mail 1922 ehk paar nädalat pärast Kingissepa mahalaskmist nimetati Narva ja Peterburi vahel olnud Jamburgi linn Kingissepa linnaks. Kingissepas elab tänapäeval circa 50 000 elanikku, nii et ta ei ole üldse väike linn. 1993. aastal ehk varsti pärast nõukogude võimu varisemist korraldati ka Kingissepas ehk Jamburgis rahvahääletus, kas mitte taastada linna endine nimi Jamburg. Kuid ainult 10% osalenutest soovis nime taastamist ja Kingissepa nime kannab see Venemaa linn tänase päevani. Viktor Kingissepp on üks nendest eestlastest, kes on lausa 3 korda, 1950, 63 ja 88, jõudnud välja Nõukogude Liidu postmarkidele. Viktor Kingissepp on Eestis jõudnud ka mitu korda kinolinale ja lausa 2 filmis on teda kehastanud meie legendaarne näitleja Jüri Kriukov. Jüri Kriukov on kehastanud Viktor Kingissepa siis 2 filmis. 1981. aastal valmis 2-osaline Eesti telefilmi mängufilm pealkirjaga 2 päeva Viktor Kingissepa elust. Ja see puudutab siis 1917. aasta oktoobrit, kui Kingissepp võttis Jaan Poska käest võimu üle. Ja Viktor Kingissepa 4 viimast elupäeva kujutab film aastast 1986 ja selle pealkiri on 100 aasta pärast mais ja ka seal mängis Jüri Kriukov Viktor Kingisseppa. Kuressaare linnas 1 aasta ja 1 kuu püsti olnud Viktor Kingissepa monument paikneb tänapäeval aga hoopis Maarjamäel. Kuressaare linnas püsti pandud Viktor Kingissepa monument on üldse üks lühema elueaga monumente Eesti ajaloos.
ta pandi püsti siis 26. märtsil 1988 ja võeti maha juba 18. aprill 1989 ehk siis 1 aasta see monument seal Kuressaares olla saigi. Kingissepa monument avati Kuressaare linnas sellel kohal, kus oli enne 1940. aasta sündmusi paiknenud Eesti Vabadussõja monument ja Eesti Vabadussõja monument paikneb seal ka praegu. Avamisel, mis oli pühendatud Viktor Kingissepa 100. sünniaastapäevale, osales muide ka Eesti toonane parteiliider Karl Vaino isiklikult ja kohal oli ka Ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel. Mida ütles siis Karl Vaino monumendi avamisel? Ta ütles niimoodi: Viktor Kingissepp oli üks revolutsiooni ajastu eredamaid isikuid. Ta andis suure panuse oktoobrirevolutsiooni võidusse ja Nõukogude võimu kehtestamisele Eestis. Monumendi vastased hakkasid juba varsti pärast monumendi üles seadmist öösiti viima kuju ette kalosse ja jätsid sinna siis loosungi "Hakka astuma, Viktor". Kummalisel kombel sai Kuressaare linnas paiknenud Viktor Kingissepa monumendiga seotuks ka meie legendaarne teatrimees Mikk Mikiver ise. Kui 1988. aastal Kuressaare linnas Kingissepa monument püsti pandi, siis Kuressaare rahvale meenutas see monument küll rohkem suurt teatrimeest Mikk Mikiveri kui Viktor Kingissepa ja rahvasuus kutsutigi seda monumenti Mikiveriks. Kas Kingissepp on sellel monumendil sarnane Mikk Mikiveriga, eks igaüks otsustagu ise. 28. aprill 1951 on selleks ajalooliseks päevaks, mil Vabaduse väljaku kõrvale siia Harjumäele paigaldati Viktor Kingissepa monument ja see monument oli siin 14. maini 1991. Nüüd on see monument Punamonumentide muuseumis. Muide, kui 1951. aastal pandi Harjumäele püsti Kingissepa monument, siis tõsimeeli kaaluti, et see monument võiks paikneda hoopis siinsamas Musumäel ehk Virumäel, kuid see mõte siiski teoks ei saanud. Viktor Kingissepa nime kandsid nõukogude ajal paljud ettevõtted. Üks märkimisväärsemaid oli kindlasti Tallinna Draamateater. See paikneb mu selja taga. Ja Draamateater oli Kingissepa nimeline lausa 37 aastat, 1952 kuni 89. 1918. aasta lõpul ja 19. aasta algul oli peaaegu olukord selline, et koitmas oli Viktor Kingissepa tähetund. Nimelt käis siis vabadussõda ja siiasamma Harjumäele kostis juba kahurimürin. Viktor Kingissepp kutsus oma konspiratiivkorteri perenaise Pööningu trepile ja ütles pidulikult: "Juhkumi, mammi, kas sa kuuled taevalikku muusikat? Seda mängitakse meile." Kuidas sai 1919. aasta algupoolel Estonia kontserdi ja teatrimaja seotuks Viktor Kingissepa isiksusega? 1919. aastal kolis Viktor Kingissepp mõne teise kommunistliku seltsimehega Estonia teatri Oreli ruumi elama. Oreli ruum oli betoonpõrandaga ja 3 kõrge aknaga uue turupoolne ruum. Kingissepp läkski siis seltsimeestega Oreli sisse elama. Richard Vennikas, kes samuti ennast Oreli sees varjas, ütles hiljem, et pärast seda mitmenädalast Oreli sees viibimist ei meeldinud talle Oreli mäng enam pikemat aega. Kaadris Draamateatri kõrval paikneb ajalooline Tallinna ringkonnakohtuhoone. 1918. aasta algul sai seegi seotuks Viktor Kingissepaga. 1918. aasta algupoolel saadeti Tallinnast 400 meest punakaartlasi ja madruseid Keila suunas ja öeldi, et neil tuleb võidelda Eesti valgekaartlastega. Tegelikult Keila all võtsid neid vastu juba Saksa eelsalgad ning punakaartlased lõid plagama. Üks punakaartlane Hamburg tormas kohe sinnasamma ringkonnakohtu hoonesse, kus toona tegutses Tallinna täidesaatev komitee ja Viktor Kingissepp ja tormas otse Kingissepa juurde ja ütles: "Miks kurat sa mulle ei öelnud, et sakslased on juba Keilas?" Viktor Kingissepp haaras kohe nagani ja sellega Hamburgi poolest sihtides vastas: "Kes ütles, et sakslased on Keilas?" Punakaartlane Hamburg kohmetus ja pomises: "Mis sa kurat siis minust sinna surema saatsid?" Viktor Kingissepp vastas: "Ega ma siis ise ei pidanud sinna minema." Viktor Kingissepp ei põlanud ka ise nii-öelda musta tööd, olgu siis Venemaal tšekistina või Eestis põrandaalusena. Ta laskis maha mitu inimest. 1919. aasta algul keset vabadussõda jahmatas Eesti avalikkust Tartu krediidikassa massimõrv. Viktor Kingissepp nimetas krediidikassa massimõrva ohvreid kodanlikeks vereimejateks.
Viktor Kingissepa suhtumine äsja iseseisvunud Eesti Vabariiki oli ääretult negatiivne. Sinimustvalget lippu nimetas ta näiteks kolmevärviliseks nartsuks. Toona kasutati iseseisvuse ja sõltumatuse asemel sõna rippumatus ja iseloomustades kodanliku Eesti iseseisvust kirjutas Viktor Kingissepp oma teoses nõndamoodi. Isegi poodud hobuse varas on võllas rippumatum kui jutumärkides rippumatu ja iseseisev Eesti. Kui 1918. aasta algupoolel sakslased okupeerisid Eesti territooriumi, siis Viktor Kingissepp siirdus Moskvasse ja aegamööda sai temast siis KGB eelkäija ehk VTŠK esimese juhi Dzeržinski ehk siis Raudse Felixi üks lähemaid kaasvõitlejaid. Ta töötas Dzeržinskiga siis käsikäes koos ja 1920. aasta lõpul, kui Kingissepp oli Eestis põrandaalune, soovis Dzeržinski kutsuda Kingissepa tagasi Venemaale, et teda rakendada taas siis ülevenemaalises erakorralises komisjonis ehk VTŠK-s. Kingissepp aga vastas Dzeržinskile talle omase bravuuriga, et ta pöördub tagasi ainult koos Eesti proletariaadiga. Viktor Kingissepa seostest Nõukogude riigi rajaja Vladimir Leniniga. Kingissepa abikaasa Elsa on meenutanud, et esimest korda nägi Kingissepp Leninit juba esimese revolutsiooni ajal ja teist korda siis 1918 märtsis. 1918. aastal KGB eelkäijas VTŠK-s töötades tuli Viktor Kingissepal uurida ka Fanny Kaplani juhtumit. 30. augustil 1918 esseer Fanny Kaplan tulistas 3 lasku Lenini pihta ning ta kuulas ka seda Kaplani siis üle. Ja Nõukogude ajal liikus ringi mälumängudes selline küsimus, kes on ainuke inimene maailmas, kes on Lenini välja kutsunud ülekuulamisele? Vastus: Viktor Kingissepp. Ta kutsus Lenini välja siis kannatanuna. Kingissepp ennast Eestis varjates vahetas tihti konspiratiivkortereid ja on teada, et Tallinnas oli tal neid lausa 48 ja Tallinna ümbruses veel 10 lisakski. Hulljulge tüübina elas Viktor Kingissepp kord Kalamajas isegi kaitsepolitseinikega ühe hoovi peal, kõrval majades siis. Ja Juuli Maasikas, kes oli korteri perenaine, on meenutanud, et Kingissepp saades teada, et kaitsepolitseinikud on tema naabrid, põrutanud. Kurat, väga hea! Ega nüüd on meil edaspidi julge olla. Nad ei usu ilma peal, et ma nendega ühes hoovis elada julgen ja otsivad mind mujalt. 1919. aasta algupoolel hakkas Viktor Kingissepp ennast varjama Leevaldite perekonnas Harjumaal ja peretütar Aliise Stein-Anvelt, varasema nimega Leevald, on sellest kirjutanud ka oma raamatu Valguses ja varjus. Perepoeg oli 9-aastane Martin Leevald, hilisem tuntud tšellist ja helilooja. Kuna Kingissepp oli kirglik piibusuitsetaja, pidi Martin, kes isegi hilisemas eas kunagi ei hakanud suitsetama, siingi Kingissepale abiks hakkama. Kingissepa muide kutsuti pereringis onu Antoniks. Martin pidi kogu aeg isa vana piibuga mängima, et juhul kui küsitakse, kes siin majas suitsetab, saaks ema talle võmmu kuklasse anda ja käratada. Poiss üleannetu, tossutab jälle siin salaja isa vana piipu. Asi oli selles, et ümbruskonnas teati väga hästi, et pereisa Paul oli ammu suitsetamise tervislikel põhjustel maha jätnud, aga Kingissepa piibutoss oli nii vägev, et seda võis isegi õue tunda. Kui Kingissepp ennast 1920. aastate algul Eestis varjas, siis olukord tema konspiratiivkorterites, mida ta tihti vahetas, oli lausa masendav. On kirjeldatud, kuidas Kingissepp elutses üks vahe taga otsitava ajakirjaniku identiteediga lutikatest, kirpudest, täidest ja muudest pudulojustest kubisevas korteris, mida pidas koos oma mehega alkohoolikust vanaidekene, kes vähemalt üks kord Kingissepa väljendusviisi kasutades kõhnade koibade, luude pealt lotendava naha ja alla kõhule tolknevate nahksete rindadega hullunud kooljak kombel toas alasti ringi tantsis. Ühel päeval kavatses Kingissepp korteri perenaisele ja peremehele heameelt valmistada, muretses pooltoopi piiritust ja keetis vanapaarile likööri. Likööripudelit vanaidele andes ütles Kingissepp nõndamoodi. Noh, sellest jätkub sulle mõneks päevaks. Võta aga mõistlikult. Paari tunni pärast sai Kingissepp suure ehmatuse osaliseks. Ta nägi, vanaid on köögis pikali,
likööripudel on suu kõrval ja märjukest on järgi ainult mõni tilk. Kingissepp hakkas vana Eite hurjutama ja Eidekene vastas süüdlaslikult nõndamoodi. Ei saanud pidama. Liiga hää oli. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud tellinuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. Aitüma toetuse eest! Kui räägime Viktor Kingissepa põrandaalusest tööst Tallinnas, siis näiteks 1920. aasta sügisel leidis Kingissepp elupaiga Rahumäele juudi surnuaia vaht Mihkel Planki majasse. Plankid ei tundnud teda, vaid varjasid enda teada ühte kirjanikku. Pererahvas oli väga räpane ja armastas napsitada ja järgmiseks Kingissepa elupaigaks oli elukoht, kus perenaise õde oli pidali tõbine ja see hirmutas loomulikult võõrad majast eemale. Sadama lähedal paikneb Karu tänav. Praeguse Karu tänav 14 hoone koha peal oli nendel ammustel aegadel hoopis üks teine hoone ja tollasest hoonest võetigi 1922. aastal Viktor Kingissepp kinni. Viktor Kingissepp tapati 1922. aastal õdede Juliana ja Salomonia Telmani korterist ja õed Telmanid on maetud siiasamma Tallinna metsakalmistule. Jääb vägisi mulje, et 1922. aasta algul oli Viktor Kingissepp põrandaaluse elust täielikult väsinud. Tema kirjadest paistis suur masendus. Ta kirjutas oma naisele Elsale 1922. aasta algupoolel niimoodi. Ma olen sügavale maha matnud kõik lootused isikliku õnne peale. Ma olen muutunud karmiks ja kalgiks. Minus ei ole muud kui ainult kättemaksu himu klassivaenlasele. 1922. aasta märtsikuus kolis Viktor Kingissepp oma viimaseks jäänud konspiratiivkorterisse Tallinnas Karu tänav 14 majja ja seal elasid siis pererahvana Telmanid, ema Elisabeth ja Elisabethi 2 tütart Juliana ja Salomonia. Igal juhul Viktor Kingissepa kinnivõtmine 1922. aasta maikuu algul on väga imelik, sellepärast, et Johannes Linkhorst, kes reetis Viktor Kingissepa asukoha, pidas ülekuulamistel vastu 24 tundi. Kommunistidel oli kirjutamata konspiratsiooni reegel, et kui keegi võetakse kinni, siis tulebki 24 tundi vastu pidada ja siis võib korterit ära anda, sest selle aja jooksul pidi kommunist oma korterist olema juba kadunud. Jääb vägisi mulje, et Viktor polnudki enam huvitatud põrandaaluse tööst, et ta laskis ennast lihtsalt ametivõimudel kinni võtta, sest ta ei läinud sealt korterist ära. Teatavasti reetis Viktor Kingissepa konspiratiivkorteri asukoha 1922. aastal Johannes Linkhorst ehk siis parteilise hüüdnimega Malm ja esimesel Nõukogude aastal sai just Linkhorstist see, kes tapeti esimesena kurikuulsal Šeli Krundil ehk siis tema tappis ilmselt omaenda käega Viktori poeg Sergei. Šeli Krundil toimunud vertartavatest sündmustest on aga olemas eraldi video. Kui Kingissepp 1922. aasta maikuu algul Eesti Vabariigi võimude poolt kinni võeti, siis ta toimetati Toompeale kaitsepolitsei majja ja sinna tulnud teda vaatama ka siseminister Kaarel Eenpalu. Toona kandis Eenpalu nime veel Karl Einbund ja ta olevat siis Kingissepa käest küsinud, et kas teie tunnete mind? Kingissepp vastanud. Karikatuuri põhjal on justkui tegu verekoer Einbundiga. Kingissepa kinnivõtmise ja mahalaskmise ajal oli Eesti Vabariigi riigivanemaks legendaarne Konstantin Päts. Eesti Vabariigi võimud lasksid Viktor Kingissepa maha 3. mai 1922 õhtul circa kell 23.40 ja kus see mahalaskmiskoht Tallinnas siis oli? Ta lasti maha Ülemiste järve lähedal kusagil Noores Männikus. Tänapäeval on sealpool Ülemiste keskus. Viktor Kingissepa põrm uputati Läänemerre kusagile Aegna ja Naissaare vahele. Ja muide, kui põrm uputati, siis laibakotti pandi 2 rasket raudpommi. Nii et Eesti tuntud revolutsionäär Kingissepp puhkab kusagil Läänemere põhjas. Viktor Kingissepp ja Jaan Tõnisson. On teada, et Kingissepp tegelikult austas Tõnissoni rahvuslikku poliitikat ja 1917. aasta novembrikuus arreteeriti Tartus nii Jaan Tõnisson kui ka tema nimekaim teine Tõnisson, Aleksander Tõnisson, kindral Tõnisson ja viidi Tallinnasse Patarei vanglasse, kus Viktor Kingissepp neid ka üle kuulas.
Kingissepp ei saatnudki Jaan Tõnissoni Kroonlinna, mis toona oleks tähendanud Tõnissonile surmaotsust, vaid ta saatis hoopis Tõnissoni Eestist välja. Mingu see siis välismaal elama ja nii pani Kingissepp tahes-tahtmata aluse Eesti välissaatkonnale. On teada, et Jaan Tõnisson seda kunagi ei unustanud ja kui 1922. aasta mai algul sai teatavaks, et Kingissepp on kinni võetud, sõitnud Jaan Tõnisson kiiresti rongiga Tartust Tallinna, et proovida Kingisseppa päästa, kuid ta jäi hiljaks. Tõnisson öelnud Pätsile, nii suuri vastaseid me ei tohi maha lasta. Kõigest sellest on rääkinud meie omaaegne poliitik ja Tartu Ülikooli õppejõud Villem Ernits. Tema sõitnud siis ükskord 1922. aastal Tallinnast rongiga Tartu ja sattunud kokku Jaan Tõnissoniga. Tõnisson olnud Viktor Kingissepa mahalaskmisest väga masendatud. Juhtumist, kui Viktor Kingissepa teed ristusid ka meie legendaarse riigimehe Jaan Poskaga. 27. oktoobril 1917 võttis Viktor Kingissepp Eestimaas sõjarevolutsioonikomitee esindajana üle võimu Jaan Poskalt, kes oli siis toona Venemaa ajutise valitsuse kubermangu komissar ja selle võimu üleandmise kohta koostati akt, millel on nii Kingissepa kui ka Poska allkirjad. Ikka ja jälle on räägitud Viktor Kingissepa ülisuurest mõjust omaaegsete noorte naiskommunistide üle. 1986. aastal ehk siis 64 aastat pärast Kingissepa mahalaskmist esilinastus Eesti televisioonis film nimega Viktor ja seal esines vana revolutsionäär Alma Vaarman, kes toona oli juba üle 80 aasta vanune. Tema siis rääkis seal Viktor Kingissepa silmadest. Refereerime Alma Vaarmani. Silmad, Kingissepa silmad, need olid imeilusad ja sa uskusid nendesse, et need silmad ei peta. Need on ausa mehe silmad ja nendesse võisid sa vaadata kõik see aeg, mis ta rääkis. Sa mitte midagi muud ei näinud, kui ainult neid silmi. Loomulikult meenub siinkohal Raimond Valgre kuulus laul Su silmist näen ma igal öösel und. Toona, kui Telmanite korteris Viktor Kingissepp kinni võeti, siis olid õed Salomonia ja Juliana veel väga noored ja nad olid vaimustuses Viktor Kingissepast. See, kui suurt mõju Kingissepp neil avaldas, ilmneb selles, et pensionäri põlves läksid Juliana ja Salomonia omavahel vaidlema selle üle, kumb nendest Viktoriga ikkagi lähemates suhetes oli. Juliana Telman, kelle korteris Kingissepp ennast varjas ja kelle korteris Kingissepp ka kinni võeti, mõisteti eluks ajaks sunnitööle. 1925. aastal Juliana küll sunnitöölaagrist põgenes, kui ta saadi kätte ja 1938. aastal Juliana vabastati vangimajast siis üldise amnestia alusel ja siis, kui Viktor Kingissepp tapeti, kirjutas Juliana niimoodi. Eesti kodanluse kuulid purustasid südame, milles oli nii palju armastust töörahva vastu. Viktor Kingissepa viimase varjaja Juliana Telmani kommunistlik tähetund saabus 1940. aasta revolutsioonis suvel. Temast sai tulipunase Eesti Riigivolikogu liige ja augustis 1940 oli ta üks 21 saadikust, kes sõitsid rongiga Moskvasse, et paluda Stalini käest, et Eesti Vabariik ühendataks Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduga. Telmani külaskäigust Moskvasse kirjutati isegi ajalehes Pravda ja Pravda ajakirjanikule ütles Juliana Telman Moskvas nõndamoodi, tsiteerime Juliana Telmani. Teie mõistate, mida tähendab minule Moskva. Ma tunnen end uuesti sündinuna. Kreml, kui palju mõtteid äratab ta ja kui palju tahaks mõtelda ja unistada sellistel minutitel. Muide, Juliana Telman viibis ka Punasel väljakul ja oli küsinud siis niimoodi. Ütelge, kas meie tohime sisse minna Lenini mausoloomi? Talle vastati, mitte täna, teinekord. Viktori pinginaaber Kuressaare päevilt Roman Holostov on meenutanud niimoodi, et meie unistasime Viktoriga mehaaniku elukutsest. Kuni 6. või 7. klassini püsiski minul mulje, et Viktorit huvitab kõige rohkem siin ilmas tehnika. Kui Eestis kehtestati Nõukogude võim, siis Viktor Kingissepast tehti justkui kommunistlik pühak ja teda seostati lähedalt isegi 1905. aasta revolutsiooni sündmustega, justkui Kingissepp mänginuks noorukina seal suurt osa. 1952. aastal ehk veel Jossif Stalini eluajal anti välja Eestis ajalooõpik,
kus on kirjas siis niimoodi, et Kuressaare gümnaasiumi õpilane Viktor Kingissepp oli see, kes 1905. aasta kevadel Kuressaare linnatänavatel esimesena hüüdis: maha isevalitsus! Viktor Kingissepp oli ka suhteliselt viljakas publitsist ja kirjanik. Ta kirjutas näiteks 1918. aasta suvel Venemaal viibides oma kõige tuntuma teose, mille pealkirjaks on Kellele iseseisvus, kellele ikke. Ja seal kinnitas Viktor Kingissepp, et kodanliku Eesti Vabariigi ideest ei tule mitte midagi välja. Ehkki Viktor Kingissepp pole kunagi olnud Eesti Vabariigi Riigikogu liige, siis koostas ta oma kommunistlikele seltsimeestele 20. aastate algul kõnetekste, mida kommunistid siis Riigikogu saalis ette kandsid. Viktor Kingissepp oli väga osav ja teravkeelne väitleja. Laialt on teada, et Viktor Kingissepp oli oma hariduselt Peterburi ülikooli lõpetanud jurist, kuid juura polnud sugugi tema esimene valik. Varem oli ta sealsamas ülikoolis õppinud ka romaani ja germaani keelte osakonnas ja on teada, et aastal 1908 siirdus Viktor Kingissepp Moskvasse, et seal omandada saksa keele õpetaja diplom. Pole teada, kas ta selle sai, aga Moskvas saksa keele tunde Viktor andis. Viktoril oli väga hea anne keelte peale. Nii palju siis Eesti kõigi aegade kõige kuulsamast kommunistist Viktor Kingissepast.